Elas kord vaene poiss nimega Dick Whittington. Tema vanemad surid, kui ta oli alles väike. Nii et ta oli väga vaene ja üksik. Ühel päeval, kui Dick toitu kerjas, kuulis ta 2 külaelanikku vestlemas. Londoni tänavad on kullaga sillutatud, ütles üks mees teisele. Dick otsustas Londonisse minna. Kui seal on kullaga sillutatud tänavad, siis ma saan seal rikkaks, mõtles ta. Dick reisis mitu päeva ja jõudiski lõpuks Londonisse, kuid sealsed tänavad polnud kullaga sillutatud. Linn oli lärmakas, räpane ja haisev ning ka tööd oli keeruline leida. Dick oli väsinud ja näljane. Ta istus ühe uhke maja trepile puhkama. Äkitselt ärkas ta kurja hääle peale. Kao siit! Meil pole siia kerjuseid vaja, karjus selle maja tige kokk. Oota natuke, lausus aga maja peremees lahkel häälel. Mis viga on, poiss? Dick rääkis härrale, et ta otsib tööd ning et ta pole ammu süüa saanud. Härra nimi oli Fitzwarre ning ta võttis Dicki oma kööki tööle. Dick oli üliõnnelik ja otsustas tublisti tööd rabada. Härra Fitzwarreni tütar Alice tundis Dickile kaasa ning andis talle alati oma maitsva söögi ülejäägid. Dicki elu polnud aga sugugi lust ja lillepidu, sest kokk ei sallinud teda ja sundis poissi väga rasket tööd tegema. Dicki väike toake aga kubises hiirtest ja rottidest, kes hüppasid öösel tema voodisse, nii et poiss ei saanud sõba silmale. Ühel varahommikul nägi Dick hoovis kõhna ja nälginud kassipoega. Ta võttis kassi sülle ning jagas temaga oma toidu natukest. Kassipoeg hakkas nurruma ja hüppas Dickile sülle. Sellest päevast peale ei jäänud kass Dickist sammugi maha. Temast kasvas peen, läikiva karvaga kass. Igal õhtul tegi kass Dicki toas hiirtele ja rottidele tuule alla. Härra Fitzwarren oli rikas kaupmees, kelle laevad sõitsid kaugete maade vahet. Teele minnes olid laevad täis head paremat kaupa ning tagasi saabudes kulda. Kõik majaelanikud võisid alati midagi laevale müügiks kaasa panna, et selle eest raha vastu saada. Ainult Dickil polnud mitte midagi müüa. Miks sa oma kassi maha ei müü? Äkki keegi tahab ta ära osta, küsis Alice Dickilt. Dickil oli küll kahju kassist loobuda, aga viis looma siiski laevale müügiks. Dick tundis end nüüd üksikumana kui iial varem. Kokk kiusas teda eriti õelalt ja keegi ei teinud enam õhtul toas hiirtele ja rottidele säru. Ühel päeval sai Dickil sellest kõigest villand. Ta pakkis oma varanduse kokku ja otsustas pöörduda tagasi kodukülla. Londoni elu on liiga raske, mõtles ta kurvalt linnast lahkudes. Samal hetkel hakkasid helisema Bow kiriku kellad. Dick peatus. Pööra ümber, Londoni linnapea, tundusid kellad ütlevat. Kas minust võiks tõesti kunagi saada linnapea? Mõtles Dick. Pööraski ümber ja kõndis linna tagasi. Siis jään ma Londonisse. Ta jooksis kiiresti härra Fitzwarreni majja ja keegi ei saanud arugi, et ta vahepeal lahkunud oli. Samal ajal purjetas Dicki kass suure laevaga üle mere. Laev oli täis rotte ja hiiri, kes meeskonna toitu näkitsesid. Kass hakkas toitu valvama, et närilised seda kätte ei saaks. Laeva meeskond andis kassile selle eest hästi süüa. See kass on parim hiirelõks, mida ma kunagi näinud olen, ütlesid nad. Kuud möödusid ja laev randus lõpuks kaugel maal. Seda valitses kuninganna
kes elas suures lossis. Lossi aga olid enda valdusesse võtnud tuhanded hiired ja rotid. kui lossi elanikud ja meremehed istusid õhtul laua taha sööma, kargasid aukudest välja suured rotid ning pistsid kogu toidu nahka. kuidas küll neist elukatest lahti saada, ahastas kuninganna. ühele meremeestest tuli meelde tikikass, kes laeval magas. ta tõi kassi kuningannale. kass nägi rotte ja asus neid otsekohe taga ajama. rotid põgenesid lossist kabuhirmus ega julgenud enam iial tagasi tulla. kuninganna oli rõõmust lausa arust ära. ma annan kassi omanikule 1000 kuldmünti, ütles ta. ta pani kassile kullast kaelarihma ümber kaela ja saatis ta laeva tagasi. kui laev jõudis tagasi Londonisse, viis härra Fitzwarren kastitäie kulda Dickile, kes parasjagu köögipõrandat küüris. Dick, su kass teenis sulle rohkem kulda, kui minu silmad kunagi näinud on, ütles härra Fitzwarren. Dick ei suutnud oma õnne uskuda. temast oli saanud Londoni rikkaim mees. ta jagas lahkelt kuldmünte inimestega, kes teda aidanud olid. isegi kokk sai mõned mündid ega olnud enam nii kuri. Dick ostis endale Londonis suure maja ning abiellus Alice'iga, kes oli alati tema vastu lahke olnud. ka Bow kirikukellad polnud valetanud. Dick Whittingtonist sai rikas kaupmees ja hiljem Londoni linnapea. Dick ei unustanud aga iial, et kõige selle eest võlgnes ta tänu oma väikesele tublile kassile.